võib-olla kedagi saaks tšuki naha peale, seda on talle kirjadeks saanud. See on nii armas. No vot see ongi nii, et keegi keda ei... Kus, noh metsadesse nüüd. Ta rivib kalad käest ära ja tšuki teeb... Kas õõrun või riputan? Riputa. Tšuki ei võta kala. Ah, need tšuki, õõl ja tige tšuki on. Vahtis oma tühja toidukaussi tead ja... Õõl ja tige kass nagu Süda läks haledi. Kuule, kus see kulmas? Pane sillaga, jah. Ot, selg ka. Kõik peab panema selle peale. Vaata, kuidas tšuki teeb. Tšuki teeb sõprust. Tšuki on kohe hakkamas. Aga ta ei paista üldse, et ta oleks nälginud kass. No sellepärast, et ta sööb kogu aeg. Tšuki on ahne, õõl ja tige, nagu ma ütlesin. Lähme mujale. Tšuki saab aru, et ta jääb ilma jälle. Tšuki on väga mossis näo. Oi, saba võib tegema, see teine puu. Meresoo on õudselt hea. Ma tead, see jääd siia külge hästi. Jäägu noh. Okei. Pärast keeran nüüd ispidi ja... Sa pead õudselt usin olema. Ma ei saa aru. Siis sa oled peatehnoloog täna. Kalale ka kasu. Kalale on kindlasti kasu. Vaata, kas tšuki ahnelt vaatab ringi. Lõuad laksuvad, tead. Nii. Aitab. Hops. Nii. Siis läheb nõuke. Aga ruttu käsi pesema. See sooleb ju. Õudselt hea sulgemissüsteem on. Jah. See on Itaaliast pärit see. No asja. Hulvakese Itaaliast. Aga võtsime maha siit metsast. Aga noh, idee. Me tahame ta soojaks ja siis anname talle suitsu kood. Näed, suitsu ka tuleb. Suitsu tuleb väga hästi. See on nagu vedrulust on. Vaata, kui paks ja tihe suitsu on. Kohutav temperatuurid on sees. 1200 kraadi. Raud sulab. Ahi vapub siis suitsupalavikust. Ja sega kerdub krussi. Ükskord suitsestasime sepaga, siis niitsime muru. Ja siis pärast oli nii, et kalad olid sellised kõrgunud tombud tead. Ja siis ma sain aru, et tuleme ainult ühte tegevust teha korraga. Kas suitsutada, õnnita mul. Nii. Kui on kala suitsutada? Jah, on küll jah. Me mõtlesime ka, et me sa tead, ma olen jõudsalt kohmetu kaamera eest. Mul hakkavad jalad nii see õbisema. Seda on näha olnud, jah. Ja nii edasi tead. Nii et... Mõtle kui on nagu suitsutamisjutud tead. Need ongi suitsuahju jutud tegelikult. Võib täitsa nii nimetada. Sul on väga erilist seltskonda. Külmad seltskonnad jooneb 2 leeri. Ma olen imestanud, et kuidas ei ole rohkem arvamuseks. Et üks ütleb, et jõle hea blogi õudselt vahva. Teised ütleb, oi täiesti mäda seltskond. Umbes nii, et nuiaga pähe ja metsaks. Aga ei ole mingisugust muid arvamusi, keegi midagi pakuks ja midagi sellist. Ja see on igal pool. Kõik, mis on netis on, kus kommenteeritakse, alati on 2 arvamust, kas poolt või vastu. Umbes nagu inimesed hääletaksid. Aga ei saa ju kogu elu elada niiviisi, nagu sa hääletaksid. Ja näiteks sama asi laieneb ka näiteks samuse Mihkel Kermase peale. Et ta on kas poolt või vastu. Aga niisugust sällivust või näiteks mingisugust nüansi pakkumist või midagi sellist ei ole. See on, ma ei tea, võib-olla see on nüüd, me oleme ugrilased, põhjarahvast ja väga sügavamõttelised, müstilised ja puha. Tegelikult tuhkagi tead. Mulle tundub, et põhjarahvas on õudselt juh. Üks kahest, kas on valge või on must. Aga igasugu vahepealsed tooni on olemas. Ja see kajastub ka meie pressis ja valitsuses ja kõigest.
Vot see nagu teeb nukraks. Näiteks isegi meie siin kala suitsutame, mis on lõpmatu arv igasugu variante, milline kala ja päevast välja tulla. Mitte nii, et tuleb hea või tuleb halb. Või mõnikord on, on seal muud, ütleme, see kala on, ütleme näiteks veidikene nagu kuiv, eks on, aga õudselt hea, et on mõnust. Teinekord on ta mahlane, eks on, aga kõike mõnus. Kui ta kõrveb ära, eks on nii, et juba puhas süsi on, siis ei ole midagi võtta. Aga näiteks, mõnikord võib olla vähem soola, rohkem soola, eks on. Igasugune nüanss, isegi õhust oleme, kui suitsutada. Aga inimese mõtlemise, eestlase mõtlemine on minu meelest ülimalt selline lihtne. See tuleb võib-olla nõukaajast, ma arvan, sest nõukaajal oli see maailm oli küllaltki mustvalge. Oli õige arvamus ja vale arvamus. Aga me ei saa ju kõik ajada kommunistide süüks. Siis on kohe, me võime käega näidata, et need poisid on süüdi, olema lihtsad ja primitiivsed. Aga inimestes on nii sees see, veres nagu, see inerts on nii suur. Siis õpiti, ütleme, inimene õppis ära nagu sellise mustvalge maailma. Ja nüüd tuleb ümber õppida. Millest sa tuled, millisest perest sa tuled? Ma ei tea. Seda ka kindlasti, jah. Minu isa õpetas mind just nagu pigem kõike nagu küsima ja mitte nagu mõtlema ühetaoliselt, vaid nagu ise mõtlema oma peaga. Aga ma tea, ma pean lugu Machiavellist alati. Ma seda kunagi lugesin õudselt huviga ja palju ja mulle tundub, et tol ajal juba inimesed olid väga targad tead. Ja mulle tundub üldse, et tol ajal inimesed olid targemad kui praegu. Sest loeti rohkem, eks on. Suheldi rohkem, vesteldi rohkem ja vabadust oligi rohkem. Tänapäeval on see kontroll läinud nii suureks. Ja ma ütlesin, et Eesti rahval on kahjuks see viga, et ta valis vanad punased peremeid jälle tagasi. Lasi pukki, lasi neile ära erastada ja praktiliselt riisus maapallaks minu arvates. Ja siin tuleks jälle kõik uuesti ümber korraldada. Aga kõik need ümberkorraldused, sellised kriisrüükid lähevad tavalist õudselt valulikult. Aga nüüd ongi taheti vastu võtta uut seadust, et meeleavalduse organiseerijad, millega võivad kaasneda massilised korratused, et siis võib vangi panna meeleavalduse korraldajat. Et kui sa tahad midagi korraldada, siis pead olema väga ettevaatlik. Näiteks Armeenias mõned aastad tagasi tegid lihtsalt ära, läksid sisse automaati parlamendiga ja hääletasid ümber valangutega. Ja see on muidugi totruseks, aga lihtsalt nad on muidugi kaukaaslased ja kuumaverelised ja temperamentsed ja puhaks. Aga ma räägin seda, et Eesti rahvas ei saa aru, et need valitsejad, neist on juba pillanud. Need punased poisid ei õigusta ennast nõukogude ajal, miks nad peaks nüüd õigustama? Näiteks mina küll ei hakkaks enda autoli see kulli kummi alla toppima, sest sellega ei saa sõita, see on mõtetust. Ja see taktika ju praktiliselt on täpselt sama, mis ta oli nõukogude ajal. Küll valiti Arnold Rüütel tagasi, kes Eesti rahva jaoks oli töötanud nüüd aastat tähendab nõukogude süsteemist ja puha. See on ju totrus. Kellegi nüüd pähe öelda seda, et see poiss on ju kommunist, ta on ju okupatsioonivõimu teenistus oli kõik need aastad. Ja kuidas saab sellist meest lasta võimule? Ja see on minu seisukoht. Ja ma ütlen seda ükskõik kellele, millal ja kuidas nii edasi. Ja kõik need poisid, kes olid nõukogude võimu teenistusest, neid ei saa praktiliselt lasta riigiaparaat. Ja miks? Sest nad on reeturid oma olemused. Nad on olnud reeturid, nad on praegu see, mis ta räägib, see, et ta Eesti jaoks tegi, ma ei tea, ei saa öelda näiteks seda, et igasugu omal ajal, kes olid, hävituspataljonis maha, nemad ju töötasid ka Eesti heaks. Lasid inimesi maha ja tapsid ja kõik see. Tänapäeval on täpselt sama, ma ütlesin, seniaalne kohus on pidamata. Aga parem, kui me lihtsalt unustame kõik need asjad ära. Ei unusta ära. Sellepärast, et tehtud ülekohut tähendab ükskõik millisel viisil ja kuidas seda ei saa unustada, sest muidu ei oleks kohtusüsteemi vaja. Vaata, mida nad teevad, eks on tänapäeval. Meie kohtusüsteemid, eks. Ja näiteks, kuidas luuakse igasugu kontrollorganit inimeste üle ja rahva üle ja kõik see. Ma räägin, nad on maapaljaks riisunud. Ja näiteks nad on hävitanud ära põllumajanduseks. Siin ma olen maininud oma eelmises jutus, et ei ole maal, ei ole ei leivatehasid, eks on, ei leivavabrikuid, pagaritöökohasid, ei ole vorstivabrikud, eks on, kõike seda, kõik Euroopa meile määrab ära. Aga ma ei taha, et Euroopa määrab, mul on niisugust leiba ma söönud. Ma tahan ise määrata. Ma olen selline poiss, kes alati tahab ise teha. Ja ma ei ole selline massi, näiteks nüüd oli laulupidu ja see väljendab eestlust. Ei, see ei väljenda eestlust, see on lihtsalt massi hüsteeria.